viiakse oma töökaaslastele. Paremal pool käivad väljas söömas ja joomas. Kõigil on käes mingisugused Museum Station on selle raudteepeatuse nimi. Teeb oma ringsõidule vahepeal tehes peatusin ja üritame siis aru saada, milline see Sydney linn on. Ja võt siis te võite pärast mõelda, kumb linn teile rohkem meeldis. Suites, nii nagu meie Meritoni hotellgi kannab nime. See Meriton Suites on apartment hotell, ehk osa on hotellitoad ja osa on korterid. See on Austraalia kõige rikkama mehe ehitatud. Ja ta on siis nüüd ka kinnisvara arendaja, ta on igasuguseid asju teinud. Harry Trickeboff on siis selle Austraalia kõige rikkama mehe nimi, aga kohalikud siis heidavad selle üle nalja, et ta ei ole mitte sellised nagu tiivad on külge tehtud, mis seda töötavad kui päikesepaneelid. Siin on nii kontoreid kui elamuid kui poode ja kõik on tulemas 6 tärni hotell ja 6 tärni kasiino. Ja mäletate, kui mainisime, et ta on siis maailmas kõige rohkem kasiinosõltlaste arvuga riik ja paremal näete rock art ehk kivikunst. Ja
väljakul on barakid, Hyde Parki barakid. Ja siin hoiti neid vange, kes olid eriti ohtlikud. Täna on see kogu Sydney vangide ajaloo muuseum, mida nad nimetavad Hyde Park barakid. Ja see siin paremal ongi see.
siin nad mediteerivad. Meiegi võime nendega siin ühineda. Kõik need ära toodud. Vuul, luu, muu ja luu. Mida see tähendab? See on aborigeenide keeles. Vuul on vill, luu on vets, muu on lehm ja jälle luu on mets. Crowi korter kõige ülemisel korrusel selle kai peal asetsevas hoones. Nii et need on kõik eraomandis olevad korterid. Istis meile siis paremalt poolt, nüüd vasakul pool New South Walesi Art Gallery, mis muideks on tasuta, ainult siin on erilised väljapanekud, on tasulised, aga siia hoonesse pääseb muidu sisse tasuta. Keegi tahab pühapäeval tulla, kella 10 tehakse lahti. Neid väikseid tornikesi. Ja olümpiamängudeks saab kirik alles valmis, nii nagu paljud asjad saavad olümpiamängudeks valmis. Ja neid dollarit läks maksma, et aastal 2000 need tornid kirikul lõpetada. Luu, nagu postkaardi peal kirjas oli, nimetatakse. Jälle austraallaste nali, kui sa elad sinna narkootikumide tarvitamist ja tikk pärast narkootikumide tarvitamist. Vaadake siin vasakul. See kunstnik ise suri narkootikumide üledoosi. Ta on Austraalia üks rikkamatest, kellel on omal ajal soetatud. Tema teos on miljonär. Aastatel see luu siin, teda nimetatigi luuks, sellepärast, et ta oli maha käinud ja selline, ja nii nagu The Rocks, nii see Vuulu samuti 60ndatel aastatel tehakse korda. Ja 40ndatel aastatel britid kujundasid siinse looduse ümber ja sellest ajast peale siis seisavad need mereväelaevad siin. Järgmine linnaosa on Kings Cross. Kings Cross linnaosa on Sydney narkomaanide ja prostituutide linnaosa. Ja lisaks sellele on siin legaalsed süstimise majad ja narkomaane siin siis süstitakse. Kui te olete narkomaan, siis te võite siia tulla ja saate linnakulul tasuta oma laksu, et ei muutuks kuidagi närviliseks. Ja vasakul väga tore purskkaev, kus on ära toodud kõik kaugused. Öösel on ta valgustatud. Ja see on Kings Crossi ikooniks, see purskkaev. Ja siin siis tulevad baarid, mis veel mõned aastad tagasi olid 24 tunnireegleid ja kella 1 keelatakse ära müük ja kella 3 pannakse kinni, et hoida linnaosa turvalisemana.
nii vasakul tulevad nüüd need legaalsed süstimise majad. Ja nüüd tulevad siin registreeritud narkomaanide süstimise jaamad, näete siin vasakul näiteks 66, vaat selline näeb välja, näete see siin vasakul 66. Kui te olete arsti juures registreerinud kui süstiv narkomaan, siis linn maksab teile tasuta igapäevase doosi. Sydney jahisadamast saab alguse maailma kõige raskem võistlus jahtidel ja nad sõidavad üks päev pärast jõule, stardivad võt siit nüüd vasakult Sydneyst Tasmaania pealinna Hobartisse. Ja paremale poole jääv linnaosa, seda nimetatakse Darling Point. Ja jällegi oma nimeda, see on väga kuulus muusik. Siin kinnisvara hinnad küündivad $20 miljoni ja Nicole Kidman pärast siis lahutust müüs oma kinnisvarasid maha just nimelt. Näete seda halli maja siin? Jah, võt see on nüüd see nende maja, mille nad 20 miljoni eest maha müüsid, kui nad lahutasid. Nicole õllepruulija käest ära ostis ja see Greg Moran on rikkaks saanud erahooldekodudega vanuritele. Siin jälle need jakarandapuud õitsemad, vaadake kui palju neid on siin teede ääres. Ja üks rikkam elamu või teine. Püha Markuse kirik tuleb vasakut kätt ja Püha Markuse kirikus abiellus esimest korda Elton John. Siin vasakul, siin. Võt nüüd see siin vasakul. Esimest korda ja võt siin selles. Isegi naisega käilas. Paar nädalat olid nad abielus. Nad olid paar nädalat abielus, see naine oli Austraalia päritolu. Aga ta sai endale suure varanduse kohe paari nädala pärast, kui nad lahutasid. Narkootikumi uimas ja 2 nädala pärast abiellumist ärkas, siis ütles, et oih, vale sugu on mul siin kõrval. Ja printsess Diana samuti oli omas siin kinnisvara. Siis siia kanti just esimesena. See maa-ala, mida osteti esimesena aborigeenide käest, seda nimetatakse 7 shillingi maa-ala, sest just nimelt nii palju said aborigeenid raha, millega nad ei osanud mitte midagi peale hakata. See on tänapäeva väärtuses umbes 5 senti. Nii, vasakule poole tuleb nüüd Austraalia kõige kallim tänav, Wolseley tänav, see siin nüüd vasakul. Wolseley tänav on Austraalia kõige kallim tänav, kus majade hinnad on 120 miljonit, see siin vasakul.
ja siit algab linnaosa, mida nimetatakse Rose Bay. Mäletate 784 eeslinna. See Rose Bay on tuntud kahe asja poolest Austraalias. Üheks on top 10 maailma restoran Catalina, mis paistab meil vasakul. Ja teiseks on eralennujaamadest või eralennukite lennujaamadest, mis jääb selle taha. On $1000 ilma veinita. Tulete oma eralennukiga, maandute siia Catalina restorani juurde, sööte ära lõunasöögi ja lendate tagasi. Kuninglik Sydney golfikeskus, mis on Austraalia kõige kuulsam ja kõige kallim klubi. Sellel klubil siin paremal pool ta paistab on 20 000 liiget ja nendest 20 000 10 000 ei ole siia klubi territooriumile kunagi astunud, lihtsalt nad peavad sellesse klubisse kuuluma. Nii ja nüüd vasakul pool tulevad kõige rikkamate inimeste võsukeste koolid. Need on mõlemad tütarlaste koolid. Kampala, see siin vasakul. Ja selle kõrval tuleb kohe kõige kõrgema maksu ja kõige parema tasemega tütarlaste kool terves selles riigis. See on katoliku kool. Just. See, mis on vasakul. See kunagi oli privaatresidents. Nii, me saame siin 5 sekundiks minna välja. Temaga ta on meiega sellepärast, et me juhtumisi oleme vanad tuttavad ja ta võtab selliseid privaatreisijaid väga rikastest riikidest ja siis ta peab alati olema kursis sellega, kus on midagi müügis või mida. Nii, see on siis Vaucluse on jällegist üks meresõitjaid ning avastajaid, kelle järgi see linnaosa on oma nime saanud. Need on kõik siis need eraldi nii-öelda eeslinnad, kõik need, kus me teiega läbi liigume. 784 eraldi. Seda osa siis nimetatakse siin Village ehk Watson Bay Village. Village, see tähendab küll küla, aga selle sõna tähendus on linnaosa, mis on elustiili linnaosa. See on Village. Kui te ise tulete siia ja olete otsustanud oma elu lõpetada, siis te võite helistada, teha tasuta.
selle mehe nimi, eks ju, Don Ritchie, kes on aasta austraallane olnud ja kelle auks on istutatud beebi Norfolki mammuti mänd. Ja see on siis täiskasvanud. Aastat 1926 kuni 2012. nimi, aga kunagise seilaja kõige kallim vanadekodu, kus üks väikene korter, te peate endale ostma, maksab $4 miljonit. Siia tulevad siis inimesed, kes ei taha vanaduses üksinda elada. Modernne paremat kätt ja ainukene vanadekodu maailmas, mis on otse surnuaia vastas. Jälle, see siin paremal. Öeldakse, ootate oma Jumalat. Kogu aeg vaatate Jumala poole ja mõtlete, mis teid ees ootab. Paremal on siis vanadekodu ja surnuaia vastas. See vanadekodu väikene korter, siis nagu ma ütlesin, te peate selle ostma, pea ühtima austraallaste mõistega esteetikast. Nii et põhimõtteliselt on see siis kohalik Hongkong. Ja vaadake nüüd korra veel ka vasakule, seda hoonet vasakul nurga peal. Seda nimetatakse klaasmaja või liblikamaja. See on arhitektuuriraamatutes ära toodud. Ühe pere.
lisaks ja nii et aastal 1907 see bassein ja see klubi avatakse. Imeilus naine ja teine on imeilus mees ja mõlemad on need ühed rikkamad inimesed selles riigis. Nii et nad hindavad neid kõrg, kui me vaatame siin varemal. No võt on ju täiesti Oxford Street täpselt nii. Ja siin kandis seda hoia soojus. Ainult, et Austraalias seda ei ole vaja. Mis on muudetud poe. Midagi muuta ei tohi. Meie ees on Hyde Park. Ja meie hotell on siis siin, eks ju, vasakul pikki seda Hyde Parki äärt minna. Not for sale, don't pack. Ei ole müügiks, aga siin on siis ära toodud, eks ju. Very expensive. Very expensive. Aasta sisse poodi ja öelda, proua, avage seif, nagu ta ütles. Nüüd opaalidega on siin selline lugu, et need opaalid on veel kõvem ja maailma kõige suurem ja mitte Austraalia, vaid maailma kõige Of being. pärast seda loomulikult see tähendab seda, et ameeriklane Austraalia Masterchefi parima koka kondiitri järelikult. See on Customs House ehk tollimaja. Siit sadama tollimaja, mis korjab siis tolli kõige kauba eest, eks ju. Darling Harbour, selle juures Hiina linnaosa ja see suur turg, Paddy's Market. No meie oleme siin kuskil. Ei, see on nii, aga hakkame siis liikuma sinna sadama. Siia 2 korrust on siis linnaraamatukogu ees. Thank you.
known as Kincoppel, on the hillside ahead of us to the right of the water tower. A great 5-levelled sandstone facade with a pointed tower. Among its more recent students is a member of the British Royal Force, Somerset. Even his name has been lost. On ikka kurat üles vuntsitud küll. HMAS Sydney had one extraordinary action. In the first 2 weeks of the war, the German ship Emden, operating in the Indian Ocean, had taken or sunk 23 merchant ships and 2 warships and shelled Madras in India. Then the weather station on the Cocos Islands radioed that it was under attack by a raiding party from the Emden. HMAS Sydney steamed straight for the Cocos and destroyed the Emden. They left it a disabled wreck on the beach at Cocos and captured 110 prisoners. The raiding party escaped before the Emden storm covered and made their way back across the Indian Ocean to Iran, then Turkey, and on to Germany. When the city was finally submerged, John appeared as a four men and a woman. This little lighthouse marks Robertson's Point on the tip of Cremorne Point, which was a pleasure garden 140 years. And boats coming and going every half hour from Circular Quay and Waterloo. It lasted 6 years, then went bankrupt. The whole place went to ruin. How sad. At least much of the foreshore has been left for public use. A century ago, the government decreed all land within 30 metres of the water to be public property. So here is a lush... Escaped the island by swimming ashore, but they were captured here as they were just too hungry to go any further. Prince Philip, the Duke of Edinburgh, is the
approaching our two harbour crossings, the tunnel and the bridge. The tunnel. Tied the ribbon back together and went on with the official opening. A few days later, a court found de Groot officially sane and fined him £9. Today, Balmain is an interesting area with a fascinating mix of people. Students, artists and professionals. Once a working class neighbourhood, the area is now highly sought to change. It's been a very tough part of Australian history. Very tough. And it's not finished yet. Booked on the afternoon bus tour. Please go down to the exit now, where one of our friendly staff will escort you to the buses. On behalf of the captain and crew, Õhtueks jaa, ühele. jaa.
sophisticated, full of contradictions, and full of cosmopolitan dynamic energy. Gilla King, where we started. On our right is Dawes Point, favourite place for wedding photographers. Yeah, it's also the site of Sydney's first country and first observatory. In 1790, the observatory gave way to the gun battery to protect the Commonwealth from the many enemies of the British Empire. The Spanish, Napoleon's French troops, and the Russian Pacific Fleet in the late 1800s. You can still see some of the guns up there on the hill. Take some time to stroll through the rocks, the area just to the right of here, the heart of modern Sydney. The rocks and the first of everything. väljas olemist, aga kuna väljas on vaja neid kohti seisjatele müüa, ja siis siin all, vot see on väga kuulus, on see oopera baar siin all. Et kui tema esines, siis saab siin sees ja paremal käia ja siis me läheme siis
It's not an opera house. Nii et nagu ma teile ütlesin, see ei ole üks ooperiteater, mida sageli valesti arvatakse, vaid seda rendivad 5 erinevat teatrit. So we do theatre around almost Sellel on siis ooperiteatri saalidest kõige parem akustika. So see the plastic bit, so they fold enough sound waves back to the Need siis tekitavad selle kõla. So that's how they keep in pitch. So from the platform to the actual crown. Kõrge lagi, mis on ebatavaliselt kõrge kontsertsaali jaoks, aga nende diskidega seal laes on siis kõlav akustika paigas. So you see the organ, that's only 1.5% of normal height.
ja see kell on siis sama süsteemiga nagu Big Beni kell. Big Beni koopia öeldakse tema poolt mehaaniliselt ja
Nad tahavad kõik need vanad majad maha võtta. See on tegelikult üks põhjus, miks suur osa sellest Sydney nii-öelda praeguse vanalinn või George võetakse maha ja tehakse uued, nii nagu praegu siit on eks ju näha, aga siis jällegist rahadega ja Malaisia ehitusfirma maksab $18 miljonit ja see hoone restaureeritakse. Täna ta ei ole Malaisiaga midagi pistmist, ma ei tea, mismoodi need omandisuhted või miks ta siin, eks ju, midagi seda maksis, et ta on tõesti selline nii-öelda nagu lausa omaette, eks ju, vaatamisväärsus. Kõik ära toodud, mis asjad toimuvad seoses jõuludega. See jõulutemaatika on Sydneys, ma ei tea, millega Euroopas